Nii et 2.54 jääb ja siit see esimene viga ka tuleb. Ja survesid Hugo Toomi poolt. Jaakson hakkab selges minema ja Vaaks osavat. Lööb selle palli sealt ära Rikberg. Nii, pikalt hoidis seal ja mõtles ka, kas annab söödu korju alla, aga siis otsustas, et viskab ise kaare tagant peale, aga kahjuks läheb mööda. Miška ei küsi enam. Ja Jaakson korjab siit omale 4. isikliku lauapalli. Hans Normaks siis tagasi platsile. Normak lõikab siia vasakusse nurka Rikberg. Palli 45 peale. Nii pikema Tapee vastu. Vaatame, kuidas siit Tapee kaitses saab väga hästi. Ei, Miška teeb nüüd siit vea. Miška teeb siit vea. Ja Stefan Vaaks 9 punkti, Tapee 11. Ja 2 minutit, 8 sekundit siis teise veeranda lõpuni. Jaaksoni 3. Jaakson täna siis 17 minutiga 9 silma, 4 lauapalli. Ja Suurorg näitab rusikas kõrval. Vaatame kohe, mis see tähendab. Vaaks nüüd avaneb sinna vasakule äärele. Vaaks on selline mees, et tahab palju enda peale võtta ja ega tema väga ei kõhkle endas. Kui on koht olemas, virutab peale ja Vaaks siin enne seda siis 2 mänguga 340%. Tapee, Vaaks, nii Toom korraks küsib seal Rikbergi vastu, ei tule seda söötu ja nüüd ja Hugo Toom. Ja Vaaks saab siit teise resultatiivse söödu. Hugo Toom 10 minutiga 5 punkti. Normaku 3. No, väga lühikese ajaga siit Viimsi paneb 2 tükki järjest. Kevin Sünt täna siis kaasa ei tee, ma saan aru, et tema on ka siis haige. Ja Reinartil läheb mõned nädalad veel aega. Siis näeb ka teda väljakul. Kuuba oli koht olemas. No ilgelt oleks tahtnud sealt mingisugust monster donki, ehk siis eesti keeles lahedat pealtpanekut. Kõrget pealtpanekut. Normak. Ja vanad trennikaaslased siin Vaaks ja Normak. Lõpuks antakse ka siit viga, see on Graamole 4. Ja Suurorg siis tuleb platsile, Vaaks läheb pingile. Jaakson. Toom on tema peal. Kui keeruline see tundus, oi kui keeruline. Aga lõpuks siit kohtunikud annavad vea ja 2 vabaviset täna siis Viimsi joonelt 6-4, Kalev Cramo 6-5. Viimsi teinud 10 palli kaotust. Aga noh, selles suhtes, et kui Viimsi sai esimesel veerandal 10 ründelaua palli, siis praegu neid kokku 12, ehk siis teisel veerandal vaid 2, nii et
selle on Cramo ära klaarinud ja kontrolli alla saadud see number. Nagu ma siin juba enne mainisin, siis Viimsi ja BC Kalev Cramo eelmine hooaeg Eesti-Läti ühisliiga põhiturniiril 2 korda kohtusid ja mõlemad korrad BC Kalev Cramo ikkagi kindlalt võitis. Esimene mäng oli 16. detsembril 82-61 ja minu jutu peale Tapee kirjutab siit 2 veel tabloole juurde. Ja teine mäng oli siis 3. märtsil 70-95 BC Kalev Cramo Fooruse spordikeskuses 25 punktiga Viimsit võitis. Rikberg. Suurelt pühib sealt selle palli auti. Jõhi Švitšenko siis oli mees, kes sealt viskel läks, temal vanus 18. Jaakson, 3 sekundit. Seal oli 3 BC Kalev Cramo mängijat ümber ja nüüd Ugo Toom kukub siin pikali. Siin Ugo Toom selle sama korvi all ju vigastaski seal põlve. Kes mäletab, eelmine hooaeg oli päris pikalt audis. Nii et Ugo Toomil see korvialune siin kõige meeldivam koht ei ole. 0,9 sekundit, Toom pane kaugelt, ei saanud seda palli siit hästi kätte ja esimesed 20 minutit on veel mängitud. BC Kalev Cramo neid vabaviskeid täna teeninud 21. Vabavisked 19-12. BC Kalev Cramol 340%, 28. Ja Viimsil siis hetkel 18 palli kaotust, Cramol kirjas 10 vähem. Normak, Rikberg. Ja see on BC Kalev Cramole teine meeskondlik rikkumine sellel veerandajal. Kökler ja Ugo Toom siis. Paaks läheb puhkama. Paaks täna 20 minutiga 11 punkti, efektiivsuse näitaja 16, 3 resultatiivset söötu. Ka veel lisaks punktisaagile. Nüüd ei ole mitte kellegile sööte ja lõpuks Normak mängib Cramo poole natuke ja Hermetile. Nii, Paitška ja sööt Miškale siit Hermeti poolt. Paitš oli seal keskel ja Hermet pani söödule kaart väheke juurde. Kõik tahavad siit jooksu. Paitš, Rikberg. Bergi 3. Pall läheb ka siit auti. Ja Alemann sekkub 6.46 enne mängu lõppu. Paitš läheb puhkama. 15. novembril siis järgmine Eesti-Läti ühisliiga kohtumine BC Kalev Cramol Utilitas Raplaga. Siinsamas Kalevi spordihallis ja Jaakson paneb siit käe peale. Ja kus juures see on esimene viskeblokeering Viimsi poolt. Toom. Suuror. Ja ikkagi väga individuaalselt. Suuror täna päris korralikud numbrid, 16 punkti, 5 lauapalli, 8 söötu.
ja efektiivse näitaja 29. Norma, seal on näpud vahel, Suurorg on ees, aga Pökler ei hakka riskima. Ja viga Normakule, see on 4. Kaspar Kuusma siis täna vist väljakul ei tule ja tundub, et Kuusmaal seesama mäng, mis Riia Selli vastu oli, seal ta peapõrutus ja suu oli ka verine. Suu oli verine ja enne ka mängu Valdo Lips ka rääkis, et seal taastub veel põrutusest, et ei hakka võib-olla riskima. Ma usun, et ta kindlasti saab mängida, tegi ka soojenduse, vaatas, et pani isegi pealt, nii et tundub, et kõik on ikkagi korras, aga PC Kalev Cramo vastu antakse siin teistele mänguaega. Norma vabaviskijoone juurest ja Hermet nopib selle 3. lauapalli. Pökler eksib, Miška tahtis välja sööta, aga seal kaitse oli vahel ja lõpuks viimasel hetkel oli sööts out. No tundub, et PC Kalev Cramo saab siit oma 100 punkti täis. Mitte, et see väga tähtis siin oleks PC Kalev Cramole, aga sellegi poolest. Sellel hooajal veel 100 ei ole täis visatud, Ogre vastu visati 95. Ja see on ka selle hooaja kõige suurem saak siis. Suurorg. Hermet. No Hermet ei küsi, seda me kõik teame. Lauas ja see oli PC Kalev Cramole nüüd 11. ründeleva pall, Viimsil on neid 16. Stefan Vaaks ja Kuuba siis tulevad vahetusmängija pingile. 4:40 jääb meil 4. veerandaja lõpuni ja Jaakson paneb päris mõnusa kaarega siit. Jaakson siis 31 minutit täna mänginud, 14 punkti, 5 lauapalli. Pökleri sooritusel lükatakse siin vastu lauda ja Normak paneb selja tagant. Nii, Rikberg. Kahjuks ei taba. Lõpuks see vahe on ikkagi siin päris suur. Vaadates, kui hea soos siin Cramo on, siis oi, Miška ragistab. Vunts ka tuule käes natuke seal lehvis, ta seal õhus oli. Ja Miška 9 punkti, 4 lauapalli. Normak. Rikberg nulli otsast. Aleman lauas, see on 17. ründelava pall, Toom kukub sealt pikali. Ründaja vigasid ei anta, nagu Toom tahaks. Me näeme kordust. Nii. Oi, seal Aleman ikkagi selle vasaku küünarnukiga tegi päris palju endale ruumi. Huvitav otsus. Aga las ta jääda. Ma võits 26 punktiga neid võõrsil. Aleman esimene vabaviise läheb mööda. Meil on sees nii et 2-1. Nagu ma enne selle numbriga siin välja ütlesin, 547 inimest täna siin samas Kalevi spordihallis. Pökler, Vaaks, proovisid siin Kuuba peale mängida, Pökler teeb seal põrgatuse. Ja Normak saab oma teise lauapalli. Natuke on siin pudistamist. No ütleme nii, et see viimased 3 minutit lõhnavad selle järgi, et
või ma loodan, et ei lõhna selle järgi, et siin mingisugune vigastus tuleb, et mäng on tehtud ja BC Kalev Cramo kindlalt sellega siin ära võtab. BC Kalev Cramo endale neid vigastusi siin lubada ei saa, samuti on ka jutt Viimsi kohta. Int, Allemann. Indiga sealt käest kätte. Svitšenko, Normak. Nii 3 sekundit, Allemann kas näeb kella? Ja ei jõua, Int ei jõua, siit oleks pidanud kohe sealt õhust viskama. Ja 24 sekundit saab täis. Hetkel Riia VEF siis esimesel positsioonil 6 võitu, 1 kaotus. Valmiera 6 võitu, 2 kaotust ja mäletame ju, et Pärnu Sadam siis võitis Valmierat 5 punktiga, kui ma nüüd ei eksi. Nii, Toom. Päris hiljase vigasid tõesti. Int lauas. No vaatame, kas BC Kalev Cramo saab siit 100 kokku või mitte. Selle hooaja punktirekord on igal juhul tehtud, 95 oli Ogre vastu. Ja ega siin ju oli 95 punkti, siin samas Kalevis oli Alba vastu ka. Et nii Vaaks, Viruta, tuleb ründaja viga Vaaksule. Kolmene ka muidugi mööda. Kalev Cramol 23 resultatiivset söötu, täpselt sama number, mis oli ka Le Portelli vastu. See sööduvärk siin toimib ja see meeskondlik keemia sinistel särkidel on väga õige koha peal. See vahepea 40. Jaakson, Hint. Nii ja Kuuba nüüd. Paneb seal käe peale. Ja 4,3 sekundit siis, et jõuda viskele. Normak küsib korraks, Jaakson peab kohe viskama, no kas just kohe, aga no nüüd ei, Jaakson ei näe seda kella või ikkagi nägi. No, siin paneb inglise keeles öeldakse buzzer-beater ehk siis sireenilööja. Muidugi väga viimasel hetkel, aga ma pole üldse kindel sellest, kas ta teadis, et see 4,3 sekundit, aga ma arvan, et see ei ole üldse tähtis ka. Nii, põhiküsimus, kas tuleb 100 täis või mitte? 99 tuleb. 99 tuleb. Kas jääb 1 punkt puudu? No tundub, et jääb ja siin ma eeldan, et enam Viimsi viskele ei lähe. Palju õnne BC Kalev Cramole. Siit tuleb turniiritabelisse 5. võit, 99-61. Viimsi pannakse ikkagi kindlalt magama. Aga ma kiidan Viimsit ka täna 18 ründelaua palli, et ja